Saab ilus, selle tuuga tõustu. Tule võtad sisse sellel ajal, kui ta tuleb. Kas ta räägib? Siika. Sai peaaegu. Kaks lammas. Aina. Tere hommikust! Kõik maast lahti ja Giovanni lavale etendust vaatama! Tere hommikust! Sina ka sinine rutikas, mida te küll ilma minuta siin hakkama haksite? Jumala eest, te magaksite ju õhtuni välja. Keda teil oleks asenduseks võtta, kui Kärbes Jaak ei oleks? Tere hommikust! Minu nimi on Kärbes Jaak ja mina olen siin selleks, et teid kõik igal hommikul maast üles ajada ja õhtul tagasi voodisse kamandada, sest ma tean täpselt, et kui mind ei oleks, siis magaksite te kõik ühe jutiga õhtuni välja. Kõik magavad alles. Ärge lootkegi, Kärbes Jaagu käest ei pääse. No vaadake Oskarit. Põõrab. Oskar! Mis te arvate, kuidas võiks Oskarit üles ajada? Õrritada, kõditada. Ma läheneks natukene loomamalt. Mõtleme, kes Oskar üldse on? Leiutaja, väga õige. Koer ja loomulikult jaa. Aga mis on leiutajale kõige meeldivam heli? Trummid on kindlasti meeldiv heli, aga mis on leiutajale kõige armsam? Mootor, õige! Just nimelt mootorid on leiutajale kõige armsamad. Ja sellepärast tein talle nüüd mootori häält. Mis see oli? Pesuvasi või lennuaparaat? See oli hoopis Kärbes Jaak. No, meeldib, et üles ärkasid. Ei tea, et ma nii kauks nagu magama ei. Tema on ka nüüd korras. Kes siis veel? Karu Eduard. Teda ja iga kord üles nagu, ma ei teagi, mis asja. Puhu talle pasunad kõrva, tema ei liigutagi. Aga igal loomal siin külas on oma nõrk koht. Ja Karu Eduardil asub see siin. Kõdi. Ära tee, palun ära tee, halasta. Aga sina halasta minu peale ja aja ennast püsti. Juba tõuse. Kus mu prillid on? Reha ka ei ole näha. Tere, Bruno. Ei tea, kumba peaks ennem otsima, kas prillid, siis näeks paremini reha otsida, aga reha on jälle suurem. Siis riisuks sellega maase, leiaks prillid üles. Nojah, siis on veel Lotte Preeli. Temaga on mul alati tükk tegemist. Teda aja magama nagu niiti või pesumasinat läbi nõela silma. Olete proovid? Jube keeruline. Te võite kunagi proovida. Lotte Preeli, aeg on tõusta. Palun jaa, ainult 5 minutit veel. Minu poolest kas 5 korda 5 minutit veel. Aga siis ei jõua sa köie peal kõndimist ära õppida. Siis ei jõua sa varvastega vilistamist ära õppida. Siis ei jõua sa Bruno majani. Jaa, aitäh. Mul on tõesti täna nii palju vaja teha, et ei ole aega enam sekunditki magada. Aga enne võiksime kõik koos teha ühe mõnusa vihmase võimlemise. Jaa, tõuseme kõik rõõmsalt püsti ja liigutame ennast natukene. Alustame näiteks suure varbaringidest ja siis me saame hästi kiiresti joosta ja väikse varbaringid ka. Siis veel ühed sabaringid. Sellepärast, et Bruno juurde kõige peal kõikides peab ikka tasakaal meil paigas olema. Ja minu lemmik, ninaringid. Kõik hea lõhn peab ikka õigesse kokku jõudma. Kas juba tunnete midagi? Mina tunnen pannkoogi, minu ema tehtud. Peangi nüüd lippama. Pannkoogid ja maasikamood. No on vast energiat sellel Lotel. Ma ei imesta sugugi, kui temast veel ühel hetkel leiutajate küla president saab. Näete, siin on veel üks Kärbes, kes ei taha tõusta, aga
Seda kärbest ma ei ole leiutada külas varem näinudki. Aga issand, kui ilus kärbes ta on. Teate, vist on kõige parem, kui me laseme tal veel natuke magada. Jah, täpselt nii. Või ei lase. Õige on. Vabandust, kas kellelgi on mingi hea idee, kuidas võiks noore kärbse neil üles ajada? Karjub. Kärbes Jaak. Tere hommikust. See, et kuidas te magasite? Läbi. Läbi. Uni on läbi. Oi, teate, andke andeks. Ma ei tahtnud teid üles saada, või no ma tahtsin, aga vaadake, see on minu töö. Et kas te soovite midagi? Ja, es gribētu zināt, lūdzu. Lutsukommi! Seda on lutsukommi! Loomulikult roosinupukene teie jaoks ma teen kõik. Olge seal, samas ma olen kohe tagasi. Lutsukommi! Täna on üks imelik päev. Ma pole juba pool tundi mitte midagi ära kaotanud. Tavaliselt see nii ei ole. Aga võib-olla ma siiski olen midagi ära kaotanud. Ja ka siis juhtus see nii salaja, et ma ei pannud seda üldse tähelegi. Aga mis see võiks olla? Saakad on jalas, kuub on seljas, kell on alles, prillid on ees, kõlvad on küljes. Vabandage, äkki olete te siin kusagil näinud mõnda sellist asja, mis oleks ära kaotatud asja moodi? Vabandage, aga ma alles ärkasin. No ja minuga kord on lihtsalt nii, et mul kaovad asjad ära. Mul on selline tunne, et nad mängivad minu peitust. Kui ma väike olin, siis meeldis mulle mängida. Ja kas teile meeldib ka peitust mängida, lapsed? Oh, te mu valgatud ja üleannetud asjad. Kus te mul... Näete, sain. Onu Klaus keetis parajasti suppi, pani sinna igasugu asju sisse, tammeturusid ja makarone ja soola ja kõike muud. Ja siis pani lutsukommi ka, aga viimasel hetkel sain ära räägitud, ikkagi ei pannud sisse. Tõin selle teile. Kuidas see teile meeldib? Loti. Mida? Loti. Te tahate Lottega rääkida? Ja, ma olen kohe tagasi. Lotte. Mis sul labakua? Mis asja? Viisud ja labakud, jah? Huvitav lika. Lutsukomm, viisud, labakud. Ai, olge seal, ma kohe toon teile Sireli õiekene, viisud ja labakud. Olgu olla. Väga sümpaatne noormees. Ilus ka. Tõi mulle lutsukommi. Ainult, et ma ei saa aru, miks ta kogu aeg... Mina olen Lotte. Ma nii saa otse Rutta. Oi, palun vabandust, sinu nimi on Rutta. Kärbes Jaak ütles, et te tahate minuga kangesti rääkida. Ei tahtnud. Enne olite tahtnud veel lutsukommi ja pärast viiska ja labakuid. Kes mina ei ole olnud nii? Väga huvitav. Ta ütles mulle, et mine ruttu, üks ilus kärbes tahab sinuga rääkida. Ei, mina ainult... Tema küsis minu käes, kas ma soovin midagi ja mina ütlesin ja luudzu ja siis ta küsis, kas mulle pulga kommeeldi, ma ütlesin luuti. Aga mida see siis tähendab? Luudzu tähendab hoopis jah, palun läti keeles. Läti keeles? Jaa. Aga miks läti keeles? Sest et ma olen Läti kärbes ja ma olen sealt Riia linnast. Mõtlesin üks päev natuke matkata. Noh, ja siis sattusin siia, heitsin siia siis õhtul hilja magama ja tahtsin hommikul tema käest küsida, kuhu ma sattunud olen. Tema jooksis minema, tegime lutsukommi, tuli jälle tagasi ja mina mõtlesin, et tal on hirmus kiire ja ütlesin talle viisudu vabu. Aga mida see siis läti keeles tähendab? See tähendab läti keeles hoopis kõike head.
selge, aga mida siis lotte läti keeles tähendab? Lotte. Jooti. Ta küsis, kas mulle pulgakomm meeldib ja ma ütlesin jooti, see tähendab väga. Nüüd ma ju taipan. Onu Jaak arvas, et sa räägid temaga eesti keeles. Sellepärast ta ei saanudki aru. Viisud ja labakud nagu palusite. Palun, Koduloomuuseumist tõin klaasi tagant sain kätte saata. Viisud ja labakud, palun. Laabi. Jälle läbi. Onu Jaak, Ruta on tegelikult lätlane. Ta rääkis sinuga läti keeles. Sellepärast ta ei saanudki aru. Aga ära rääkis mureks. Ta oskab natukene eesti keeles ka. Minu nimi on Ruta. Ruta. Või see ruttu. Ma pean ruttu ära minema. Keegi kindlasti veel magab. Aeg ei peatu, ei. Kas ta solvus? Ma ei usu. Aga tule, Ruta. Ma teen sind oma sõprade Bruno ja Albertiga tuttavaks ja näitan sulle kõige pädevamaid kohti leiutajate külas. See oleks tore küll, aga oled sa kindel, et Jaak ei solvunud? Muidugi mitte. Põhjust juba olnud. Lähme. Vaadale, Pett, on sul hetk aega? Ei, üldiselt võin olla üldse aega. Aga sinu jaoks natukene on. Sest mul on tunne, et sa tahad mulle midagi anda. Mis see on, Jaak? 5 sõrme ja peopesa. See on tõesti 5 sõrme. Sa tahad mind segadusse. Sa tahad midagi anda ju. Kas see on midagi suurt või midagi rohkem suurt? Kas see on midagi magusat või midagi rohkem magusat? Tegelikult on asi selles, et ma olen vist haigeks jäänud. Haigeks? Ja mina arvasin, et sina tahad mulle mustikavooki või torti pakkuda. Tead sa mis? Mul on kodus üks hiiglama suur pahukoore tort maasikatega. Kui sa ütled, mis mul viga on, siis saad selle endale. Terve koogi või? See on üks kook või? No tegelikult on mul neid 2 tükki, ma mõtlesin, ma söön ühe täna ja siis teise homme. Ma mõtlesin, ma aitan teid kui 2 kooki. Igatahes. Ma pean kookid enda kätte saama. Kas sul kõht valutab või? Ei valuta nagu. Peab valutama. Kui sa hakkad haigeks jääma, siis kõht kohe kindlasti valutab. Kas või natukene? Mõtle nüüd hoolega järgi, kas sa valutab natukene või pisemini. Või natukene vevem kui pisemini. Või natukene vevem kui pisemini, kui natukene vevem kui pisemini. Kui natuke. No ikka peab valutama, mis see viimane. Ja väga hea. Kui sul kõht niimoodi valutab, siis sa ei tohi isegi mitte mõelda nende 2 koogi peale, mis sul kodus on. Sa võid kohe kellelegi lärada. Jah. Aga mis on see seal viga on? Naba valutab või? Ei. Nina? Ei. Mis on see üldse viga on? Tead, ma ei tea ise ka. Mul on kuidagi imelik tunne, nagu peas oleksid mesilased, saad sa aru. Süda prõmmib nii meeletult. Mööda selge jookseksid nagu sipelgad. Sipelgad. See on üks väga tuttav tunne. Oota, las ma mõtlen korraks. Ma mõtlen. Täpselt. See on täpselt sama tunne, mida mina tundsin, kui ma armusin oma kalliste sohvisse ära. Ma mõtlesin ka, et mul midagi viga. Ma proovisin kõikestest lahti saada. Ma jooksin suure ringi ümber liutanti kõla. Ma hüppasin kuule ja tagasi. Päriselt või? Ausõna. Jõin ära kopsikud ja kasemahla. Lugesin luuletust tagapoolt ettepoole. Sõin ära 2 pahukoore kooki maasikatega. Võimeline olen küll. Aga ühesõnaga ma proovisin kõik, aga mitte midagi aidanud. Sipelgad aina jooksin. Aga mis siis lõpuks sai? Vaata, minul ei aitanud muud, kui mina pidin tegema abielu ettepaneku. Kas sinul pruuti on või? Minul pruuti ole nüüd, ei ole. Pea kinni. Peab olema tead, peab olema. Mõtle nüüd hoolega järgi. Sipelgad oma niisama jookse. Ma ei julge rääkida. Mulle võida. Ega sa kellelegi ei räägi? Kelleks sa mind pead? Mina, Adalbert, mina olen vait kui porgand. No hästi. Ma kohtasin täna hommikul ühte imeilusat kärbest. Imeilusat kärbest. Ta nimi on Ruta. Nii ilus nimi. Ta on lätlane. Lätlane või? Lätlane. Jaa. Oota. Kärbes hakkas sina läti keelt oskad või? Ei oska, mis siis? Ai. Kuidas sina mõtled läti kärbsega rääkida, kui sa läti keelt ei oska?
Õnneks mina oskan läti keelt perfektselt ja mina õpetan sulle ühe sõna. Sa aitasid hädast välja, ükskõik kus sa oled. Igatahes, sa näitasid väga heas valguses. Kuula korralikult ja täpselt nagu mina. Salde jumps. Salde jumps. Täpselt. Ja mis see tähendab? Kus mina peaks teadma? See on keeleks tõsi, aga need tunded on ikka tähtsamad. Sipelgad tood jooksma. Kogu aeg jooksevad, aga mina ei temaga rääkida ei julge. Sina ei julge temaga rääkida. Aga mis siis, kui mingi lime kompel tema räägiks sinuga? See oleks tore küll. See oleks tõesti tore. Mul on super geniaalne plaan. Nii? Ja see plaan on selline, et... Mina lähen ja maskeerin ennast koletiseks. Koletiseks? Koletiseks, jah. Kas midagi ilusamat ei saaks? Aga ärme saaks, siin ilu ei aita. Tuleb tegutseda võimsalt. Sina lähed nii muu seas ruta juurde. Kogemata. Siis tulen mina koletisena. Ma küsin sinult paar väga tarka küsimust ja sina vastad kõik õigesti. Ruta näeb, missugune tark kärmes sa oled. Tahab otse maid sinuga abielluda. Aga mis siis saab, kui ma ei tea õigeid vastuseid? Küll sina oled ikka tobu. Mina ütlen sulle kõik vastused enne ju. Jaa, sina ütlen need meelde. Nagu meil ikka siin käib. Igatahes, nii, plaan on selline. Mõlemad koogid saan mina. Mõlemad koogid, oot. Sina saad ühe koogi, niimoodi me leppisime kokku. Mina saan tõesti ühe koogi, aga vaata, tead... see koletis saab ka ühte kooki saada. Ta on väga suur majasmokke. Nii, plaan on selline. Meil üle 3 sõndusele. Aitäh, lapsed, ma nägin siin nii palju huvitavat. Aga me ei jõudnud sulle ju veel pooligi asju näidata. Näiteks minu isale ei jõudnud suhkrumasinat. Ja vesiveskit sa ka ei näinud. Aga selle eest nägid sa meie onni puu otsas. Jaa, see oli tõesti tore, sealt avanes nii ilus vaade merele. Teil on siin ikka nii tore. Aga Ruth, siis sa võiksid siia ju elama jääda. Ma ei tea. Kas sa ei saa või? Kas sul on Riias mingi peigmees? Pole mul mingit peigmeest. Kas sulle siis ei meeldi mitte keegi või? No nii ka päris ei saa öelda. Ei saa? Tere, teie. Kas te olete mu peale pahane? Oi, tere teiega siin. Jah. Mina teie peal olen hüll. No, et ma teiega enne eest ainult läti keeles rääkisin. Vaadake, ma olin just ärganud ja natuke unine. Tegelikult ma oskan ikka eesti keelt ka. Jah, tegelikult läti keel on väga ilus keel. Ma oskan ise ka tegelikult nagu läti keelt. Seesamune et... Sale mups! Oi. Te näete nii kahvatu välja, ega te haige ei ole. Vist natuke olen. Kas teil valutab kuskilt? Ei, aga peas oleks nagu mesilased ja süda prõmmib ja mööda silga jookseksid nagu sipelgad. Hei, sina seal! Kas sina oled kärbes Jaak? Jaak! Oho, jutud sinu suurest tarkusest on levinud 7 maa ja 8 mere taha. Kas sa oled tõesti nii tark, kui räägitakse? No mina ei ole tarkusega nüüd küll hiilanud kunagi. Oho, ta on veel häbelik ka. Need pidavad tõesti väga head abikaasad olema. Aga kes sa ise oled? Kõttsõnglane, ma täna vastasin ära. Nii, mul on sulle paar küsimust, et testida sinu hiilgama suurt tarkust. Mõista, mis see on. Lipi peal, lapi peal. Ilma nõela abismata. Kapsas! On kapsas? On ja kapsas! Oho, missugune pirakas tarkus tal on. Temaga abielluks ise ka. Nii, teine küsimus oleb. Mõista, mis see on. Lendab aknast läbi, aga aken katki ei tee. See olen ju mina. Mina oskan aknast sisse ronida, nii et aken jääb täiesti terveks. Ja mina võin aknast välja hüpata ja aken jääb ka terveks. Väga tubli laps, et teie kordadele vastata mitte ära. Mina tean, see on valgus. Väga tubli, aga sinu kord ei olnud vastata tõesti. Jaagu kord oli vastata, miks te segate vahele kogu aeg? Jaa, las mina küsin ka ühe küsimuse. Ei ole vaja. Lendab, aga lind ei ole. Puriseb, aga putukas ka ei ole. Nii, lind põris... Jah.
võrr. Adam nüüd tule appi. Mina tean, mis see on. See on tühi ämber. Vale vastus. Ei ole või? Tühi ämber ei lenda. Mina tean, mis see on. See on pintsak. Ei ole. See oli minu isa leiutatud lennumasin. Me käisime sellega isegi lõunamaal ära. Arvad, et mina ei tea seda või? Siis kui mina ja sinu isa Oskar veel väiksed olime, me käisime seesama lennumasinaga naaberkülas likasid piilumas. Ma räägin, kes seda nägi. Isa, kas see oled sina? Kuidas sa aru said? Ära teiste nüüd selle. Isa, palun mine koju. Ma olen Jaak võitama. Isa, onu jookseb ise ka hakkama. Arvad või? Ma nüüd lootiga küsimusega tegema väga lihtne, ma tänan, et vastasin küll. Isa. Hea küll. Hei teie seal, mina pean nüüd kahjuks minema. Mul jäi kodus supipott tulele. Küll me saate kuidagi ilma minuta hakkama. Olbert, mis näitemängu su isa siin tegi? Ma ei tea. Ta ütles ainult, et ta tahab onu Jaaku aidata. Aidata? Kuidas? Ma ei tea. Nii huvitav. Jaa, tule mõtleme. Kuidas? Te ennist nagu ütlesite, et teil oleksid peas nagu mesilased. Jaa. Ja süda prõmmib koledasti. Jaa. Ja mööda selga jooksevad siperdad. Jaa. Teate, mul on ka täpselt samamoodi. Ja ma vist tean, mis asi see on. Mis see on? Ma ütlen teile. Aga teate, siis ma minestan kohe siia samma ära ka. Vaat see on armastus. Tal on õigus. Tal miilest juba mina minestan ka ära. Kas nad surid ära või? Ei, kontrollime. Onu Jaagu süda prõmmib väga kõvasti. Tahab veel kõvemini. Viiu, kas me viime nad äkki doktor Rohe poolikliinikusse? Ei, sellest pole meil aega. Me peame siinsamas tegema kunstlikku hingamist. Bruno, sina võta Ruta vasakust käest. Albert, sina vasakust jalast. Mina võtan Jaagu ja minu lugemise peale hakkame pumpama. Ja 1 ja 2 ja 3. Kuidas te ennast tunnete? Väga hästi. Kes oli juhtus Jootsilaabi? Meil on teile kõigile üks suur teadaanne. Väga tähtis. Me abiellume. Siis on ju pulmad, siis on ju kokki ja torti siia. Sa selline tutikas. Millal pulmad on? Kohe praegu. Siinsamas. Hurraa! Siis on ju pulmalaulu ka teha. Pulmalaulu. Kõik on nii. Pasti eterno läbi. Ära. Ei, aga aitäh teile. Tšau.